tere! Nädala peatüki Miketsa alguses ning ka eelmises peatükis jutustatakse unenägudest. Peatükis Vaigash Joosepi, Joogi Kallaja ja Pagari unenägudest ning peatükis Mikets Vaaro unenägudest. Kõik need unenäod on olnud Egiptuse paganuse põhjuseks, mis on kõikide järgmiste paganduste juur. Kuna kõik asjad on põhjustatud jumaliku ettehooduse poolt, siis on iseenesest mõistetav, et tulemus pagendus on seotud oma põhjusega, unenäoga. Pagenduse ja unenäo vaheline seos on seletatud mitmes kohas, nende hulgas raamatus Toora Orr, kus seletatakse, et unenägu tuleb ettekujutusvõimest, mis suudab siduda kahte vastuolus olevaid asja. Näiteks võib unenäos näha, et elevant mahub nõela peasse, kui inimene mõtles sellest enne magamist. Sama kehtib ka pagenduse ajal. Inimesele tundub, et ta armastab Jumalat, kuid samal ajal ka oma keha, vaatamata sellele, et need kaks asja ei pruugi omavahel sobida. Sellise määrani, et inimene võib sukelduda oma kirgudesse ja isegi rikkuda Jumala tahet. Toora Orr ütleb, et ei tohi eksida ja öelda, et kuna peale palvus satub inimene vaimse seisundisse, mis on vastuolus seisundiga, mis tal on olnud palvuse ajal, siis see tõestab, et tema palvus, Toora õpingud ja käskude täitmine ei ole mitte midagi väärt. Asi ei ole absoluutselt nii. Unenäo allikas asub väga kõrgel tasemel, mis särab just pagenduse ajal. Seletus inimese vaimuliku teenistuse seisukohalt on järgmine. Igal juudil on tema juudi hing alati täiuslik ja terviklik. Toora, mida inimene õpib ja käsud, mida ta täidab, on igavesed. Ning vastupidi, inimese mitte sobivad teod on ajutised, kuna lõppude lõpuks kahetseb iga juut pattu. Ning selle tõttu pattud ei püsi, nagu oja, mis aeg-ajalt kuivab. Seega kurjus ei suuda Jumal hoidku head üle kaaluda, kuna see ei ole püsiv, kuid headus on alati terviklik. Tänu sellele pagendusel on olemas eelis võrreldes ajaga, millal Jeruusalemma tempel oli terve. Templi ajal tegutsesid ja särasid hinge sisemised jõud, mis olid piiratud. Seega rituaalselt roojal inimesel oli keelatud templisse siseneda. Pagenduse ajal säravad hinge ümbritsevad jõud, millel puuduvad piirangud, nagu on öeldud, asub nendega koos nende roojuses. Õppetund tegutsemiseks on järgmises. Eksivad need, kes arvavad, et ainuke võimalik lähenemine on lihtsast keerulisele, korrastatud teenistus ning enne, kui inimene läbis eelmist taset, ei saa ta hakata mõtlema asjast, mis asub kõrgemal tasemel. Selline arvamus oleks olnud õige, kui tema asjad oleksid korras, kuid kui seisukord on olime nagu unenäos, on võimalik ja on ka vajalik teostada kõiki teenistusega seotud teenistusi, mis on hetkel võimalikud otsekohe, vastavalt meie tarkade õpetusele tektaadis eruvin, püüa kinni ja söö, püüa kinni ja joo. Kuigi inimese kohta, kes asub seisundis, mille kohta on öeldud Taanias, võimatu on hakata teenima Jumalat ilma, et ta teeks patu kahetsust selle eest, mida tema on rikkunud varem. Alter Rebbe püstitab seadust nii Taaniast kui ka Shulchan Aruchis, et ka selline inimene peab õppima toorat ja täitma käske. Kuigi hetkel annab ta täiendava jõudu Sitra Achrale ehk teisele poolele, vaatamata sellele on kindel, et ära tõugatu ei oleks temast ära tõugatud ning siis tuleb tema õpitud toora ja täidetud käsud temaga koos Jumalale tagasi. Kõik üleval öeldud ei puuduta ainult avatud toorat, vaid ka sisemist toorat, selle kombeid ja lähenemisviise, vastavalt meie tarkade õpetusele, püüa kinni ja söö, mis käib toora avatud osa kohta, mida võrreldatakse leivaga, püüa kinni ja joo, mis käib toora sisemise osa kohta, mida võrreldatakse veega. Vaatamata sellele, et eelmistes põlvkondades ei olnud võimalik asuda õppima toora sisemist osa enne mitmeid ettevalmistusi, meie põlvkonnas on meie ülesandeks avastada seda tarkust ning eriti peale hasidilise õpetuse avastamist. Tänu Baal Shem Tovile ja Alter Rebbele ja tema tee jätkajatele on sellest saanud samasugune osa toorast nagu kõik ülejäänud osad ning iga juut on kohustatud õppima kõiki toora osi. Vastavalt käitumisele püüa kinni ja söö, püüa kinni ja joo, kui inimene ei pööra tähelepanu oma seisundile, kas ta on jõudnud tasemele, mis temale sobib või mitte,
vaid ta hakkab lisama toora õppimises ja käskude täitmises, mis sarnab unenäole. Tänu lisamisele tooras ja käskudes eemaldatakse pagenduse uinakut ja tuuakse tõelise vabastuse valgus. Isand on sulle igaveseks valguseks. Nagu on teada, hetkel, kui hakkab särama valgus, inimene ärkab üles. Selles on õpetus, et unenäod põhjustasid Egiptuse pagenduse ja Egiptusest lahkumise. Egiptuse pagendus on olnud üks raskematest pagendustest. Selle tõttu nimetatakse pagendusi selle järgi, kuid ainult tänu pagendusele jõudsid juudid tasemele ja selle järel nad tulevad ära suure varandusega. Sama kehtib ka praeguse pagenduse kohta. Vaatamata sellele, et kogu teenistus pagenduse ajal on nagu uni, just tänu sellele, et teenistust teostatakse nagu unes, on võimalik jõuda kõrgemale tasemele tänu hüppele, tänu toora ja käskude valguse lisamisele, mis eemaldab pagenduse und ja viib tasemeni otse kui sinu Egiptuse maalt lahkumise päevil näidan ma neile imetegusid meie õiglase Messiasse tulekuga kiiresti meie päevadel. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!